Jalgsime. Iga inimene peab kuskil ju sündima. Võtad küll rendad mööda maailma, aga sellest lapsepõlve kodustad, sellest ei saa sa kuidagi oma südames lahti. Mõtled küll, et need maailma mered viivad su mõtted mujal, aga ei. Ikka tuled tagasi siia, kus kuuled kohisevad ja merd tuleb jalgas. Oi, mäletan, kus ma olin väike poiss, siis isa lubas lõpuks karja minna, kus see oli õnnelik aeg. Jooksid ringi, tead, kui varmad külmetama hakkasid härmakese peal, ma ei tea, lehmasid ta sisse sooja. Kutsud kurja kalla. Ja tegelikult on üks lugu, millest ma suuremat rääkinud olen. Ema-isa muideks ei saanudki sellest teada. Neil oli karjapoistena kombeks oravaid jahtida. No ja neid siis hiljem panna tuppa kooli sisse ringi jooksma. Oli lõpus vaadata, aga ega need jahid tihtipeale sugugi edukalt ei lõppenud, sest et tihtipeale said need oravad surma. Ja kord jälle ühel hommikul läksin karjaga, no mis see meie karju oli, paar lehma, paar lammast, mõned sead, põrsad pealekauba. Läksin metsa poole ja sa imet. Näen, kuidas orava poiss oksapüles istub. Ma olin väikest kasvu poiss. No selline pisikene ja ausalt öeldes koolis seal ja külatänavatel mind ikka kiusati. Aga siis ma korraga mõtlesin, näe, orav, kui ma nüüd selle kätte saan, siis ma saan tõestada, et ma olen ikka päris ja täitsa mees. Vaatasin oravat, algul vindusin ta käbidega, aga orav ei, tema ei teinud minust väljagi. Siis võtsin kivi. No, mõtlesin, et viskan oksa pihta. Kui see oks ikka värisema hakkab, küll see orav siis alla jookseb. Võtsin kivi, mõtlesin, et viskan õrnalt. Aga kui kivi juba käes oli ja lendu läks, ossa juudas. Otsi oravale pähe. Ja nii hakkas see orav oks haaval ainest allapoole kukkuma. Ma mõtlesin, et ta on võimane lihtsalt, võtsin kätte. Aga ei, surnud, mis surnud. Aga õnnetus suur. Oraval olid misad piima täis. Tead, mu vaimusilmus täitsa ärkas pind, kuidas vaid pisikesed orava pojad kuskil puuõõnes orava pesas aledesti niuksuvad. Ma pean tunnistama, ma isegi nagu kuulsin seda niuksumist. Ja ma lubasin iseenesele, et saabu mis saab, aga mina enam oravaid ei jahi. Isegi mitte selle madala kuusepuu juures, mis karja tee ääres seisab. Sest seal on üks madal kuus, kus on niimoodi võimalik orav kinni püüda, et sa isegi mitte midagi tegema ei pea. Viska ainult mante peaga, aga kunagi pole seal oravat nähtud. Mõtlesin, kui seal üle korra orav on, ma teda ka ei püüa. Ja kui ma seda teen, siis mõtlen, mingu minu kari kas või mõisaluttisse. See on karistus mulle. Läksin siis lõunale ja tead, kui me lõunal koju läksime, selle sama madala kuuse küljes oligi oravad. No, muidugi oli minu kogu lubadus kohe nagu meelest pühitud. Võtsin oma kuue, viskasin kuuse peale, aga orav sai jält minema. Jooksin talle järgi suure metsani. Orav juba peaaegu käes. Võtsin uuesti, viskasin. Orav sai jälle jooksu. Nii me tükk aega seal teineteist taga ajasime, kuni orav pani puulatva ära ja ma jäin tühjade kätega. Tulin tagasi karjatee äärde, aga kari kadunud. Ma läksin mööda värske telgi.
ausalt öeldes tekkis väike hirm ja ärevus juba isegi hinges. No kus see kari siis ometi nüüd kadus? Ega need ei lähe mitte kunagi mitte kaugele. Alati söövad kuskil mätta peal või siis kuskil lageda peal. Aga ei, lähevad mööda karjatee. Meie karjatee oli sükene pikk, sirge ja kitsas. Ja värsked jälle tees panin kõrva vastu maad, et kuulata, kas kuskil kostab karjahääli või loomasamme. Ei midagi. Jooksin siis järgi ikka värsked jälle tees. Juba hakkas mets läbi saama, ka eemalt karjamaa paistab. Näen põllud seal ees. Ja panin jälle kõrva vastu maad, et kus ometi see kari on. Karjast ikka ei midagi. Siis korraga näen leima seatuhlimise augud. Näen, kuidas otse leimad on läinud läbi mõisarukki. Läksin jälgi mööda ja jäljed läksid õhva sirgelt. Mõisa lauta sisse. No, muidugi ma teadsin, et nüüd on pahandus suur. Õhtu käes. Minul karja pole. See, et mõisa poolt tuligi korraga härrase olemisega mees ja ütles, et aha, sina oledki see hooletu poiss, kes karjale jooksu lasi. No, mis mul teha jäi? Mõisa ära ütles, et lähed koju ja tuled koos isaga tagasi ja 5 urla näpus, sest selle ennem vähema eest karja tagasi ei saa. Jooksin ruttu koju. Rääkisin isale ja emale ära, mis juhtunud oli. Isa ei öelnud mitte ainsat sõna. Mitte ainsat sõna. Ta ei söönud isegi õhtust. Võttis kapist 5 rubla. Kutsus minu kaasa ja läksime koos mõisa poole. Isa maksis trahvi ära. Me ajasime karja koju. Oli juba pime, kui koju jõudsime. Ma ei saanud mitte kunagi selle eest tõreda. Aga ma ei tea, mida ema, isa või isegi oma südames tundib. Aga ma ei rääkinud neile mitte kunagi, mis põhjusel kari kaduma läks. Kuidas mina oma lubadusele vaatamata oravat taga ajas. Jah, nüüd teie teate. Ärge teie ka siis rääkige. Lapsepõlve meenutusega on hea sisse juhatada tänast toredat pidulikku päeva, kui me oleme tulnud siia, et Johan Pitka 150. sünniaastapäeva tähistada. Tänane päev on alanud juba varakult päikesetõusuga, kui siin samas Hanso-Mardi talu õuel süüdati 150 küünalt ja heidati ka riigilipp. Ja praegu ka Tallinnas on erinevad sündmused toimumas. Esitletakse Johan Pitka marka ja ka hõbemünti, nii et üle Eesti on erinevaid austusavaldusi meie legendaarse mehe auks teoksil, kuid see tänane päev ilusti algaks ja tema panust väärikalt Eesti Vabariigi ajalukku tähistada, siis alustame hümniga.
Kaitseliit Järva maleva pealik, lubame leida, kuidas töötaja. Maski jälle, oleks lihtsam rääkida. Tere ka kõigile minu poolt, kohal viibijatele. Olen siis, nii nagu räägitud, Kaitseliidu Järva maleva pealik ja alles või nii-öelda just värske, alates siis veebruarist. Ja ausalt öeldes mul on väga hea meel ja tõeliselt nii-öelda õnnistatud sellega, et meie maakonnas on olemas siis selline mees, kes on sündinud Jalksamaal, kes on olnud Kaitseliidu rajaja, kes on olnud erinevate üksuste algataja, kutsudes nii-öelda neid, hakates järjest neile ütlema, neid ütlema ongi siis soomusrongid, laevastik ja hilisemas faasis ka erinevad võitlusgrupid, kui Eestit oli vaja kaitsta. Et pitkast ta meie jaoks ikkagi motivaator, ta meie jaoks suur eeskuju, tema tegevused on olnud alati juhindunud sellistest asjad, nagu on patriootlikkus. Ehk siis patriotism on tema mõistes olnud alati poliitikast ülene. Ehk siis ka temal oli samad mõtted ja mida ka mina üritan ellu viia, et riigikaitseline ülesanne, riigikaitseline eesmärk on poliitika ülene. Vahet ei ole, millises poliitilises kuuluvuses me oleme. Kõik asjad tuleb ikkagi teha niimoodi, et meil õlal, minul õlal oleb lipp oleks jätkuvalt sinimustvalge ja meil Hermanni tornis Tallinnas oleks ka sinimustvalge. Et see on see meie patriootlikkus, mille peale me peame kas tänapäeval mõtlema, sest nagu te teate, nagu te näete, meie elud on siin mingis hetkes nagu polariseerunud, aga me peame selles mõttes üle saama. Ja kõige ehedam näide ongi Juhan Pika selles mõistes, et ta on teinud ja ta tegi oma asju, oma tegemisi selles eesmärgil, et Eesti oleks vaba ja ta langes ka Eestit kaitstes aastal siis 44. Nii et need on need mõtted, mida me kindlasti peame edasi kandma ja meil on olemas ka ju Kaitseliidu põhimõtted, mis on siis nendest tema tegevustest ka juhinduvad. Me räägime koostöö võimalikustest teiste inimestega, me räägime usaldust, avatusest, jätkusuutlikkusest, me räägime kogukondlikkusest ja need kõik asjad on juhindunud tema tegevustes läbi siis tema elude, kui ta oli kas siis mitte sõjaväelasena või ta oli siis poliitikuna ja hiljem siis vahepeal sõjaväelasena olnud ka. Nii et kontradmiraliks iga nii-öelda ohvitser ei jõua, ilmselgelt on selleks väga palju vaja juhtimisoskusi, inimeste kaasatust ja tooksingi välja selle tema fenomeni aastal 44, kui ta kutsus üles selle üksuse loomiseks ja väga palju inimesi tulid puhtalt selles üksuses, sellepärast et tema oli selle üksuse eesotsas. Kui oleks tema tuntus, tema nii-öelda sellist tema juhi rolli, tema initsiatiivi, ega ei oleks väga palju inimesi ka temaga liitunud sellel hetkel, kus enamik teadis, et kui nad temaga liituvad, siis see võib olla ka viimane kas siis võitlus, viimane lahing, aga kõik inimesed, kes tema üksusesse liitusid, usaldasid teda jäägitult ja see peakski olema tegelikult kõigi meie juhtide eesmärk, et me oleme ehk siis inimesed peaksid juhinduma selles, mida me teeme. Ehk siis meie nii-öelda käitumuslik, meie juhtimisstiil oleks selline, et inimesed järgiks meid. Ja Juhan Pika on selles mõistes täielik eeskuju ja
kui võiks öelda ka IDO Kaitseliidu. Nii et sellega ma annaks ühe väikese ka meie verivärske kilbi, mida on siis Kaitseliidu Järva maleva kilp muuseumi esindajatele, et oleks ka meie jälg siin majas järjest tugevam olemas ja kindlasti me toetame oma võimaluste piires seda muuseumit edasi, tubamuuseumit. Kas siis vahel, kui on võimalus inimestena, varustusena, mis iganes, aga meie koostöö on alati avatud selle muuseumiga ja ka Kaitseliidu Järva malevaga. See on meie poolt siis täiesti uus, lõime just selle uue traditsiooni, jagame ka nüüd selliseid kilpe, mis peaks siis ka tähendama meie jaoks kaitsesümbol. Et annab omamoodi efekti, et see maja on ka kaitstes Kaitseliidus. Aitäh! Kavas on küll kirjas, et kõnet peab vanavanem Toomas Tammik, aga tema ongi Tallinnas esindusüritustel, nii et sõna saab Järva vallavolikogu esimees härra Rait Pjärges. Tere head külalised, mulle vedas Toomas andis mulle kõne kaasa, mille õppisin kenasti pähe. Aga esiteks mul on suur rõõm, et üle Eesti ja Järvamaalt on nii palju inimesi kogunenud, kui ma kuulsin istused tagareast, et Lääne-Virumaalt ja kaugemalt on inimesed tulnud Läänemaalt isegi, siis südame soojaks see näitab tegelikult pika tähtsust Eesti vabaduse loos ja eestluse juures. Mulle selle vahakuju algatamise juures kõige rohkem meeldib see, et see ei ole avaliku sektori algatus, vaid see on meie enda väikse külaseltsi algatus, mis sai ühe kohaliku külamehe ideest täna reaalsuseks. Ja kui ma täna külaseltsi juhiga rääkisin, siis algas 2005 ja täna me oleme aastal 2022 ja see kuju on valmis. Selle kuju valmise jaoks on panustanud 67 erinevat eraisikut, Kaitseliit, Järva vald, Tartu linnavalitsus ja veel palju teisi organisatsioone. Ja ma kasutaks seda lava ära ka selleks, et see muuseum ei ole kaugeltki valmis ja alati läheb vaja väikest abi. Et kui kellelgi on vähegi võimalik seda muuseumit toetada, siis tehke seda, see raha läheb kindlasti õigesse kohta, sest pika jalajälg ja mälestus ja teod on siin olemas. Ma usun, et tänapäeval oleks ka rohkem vaja Johan Pitkasi, riigimehi, kes oskavad olla liidrid, kellele järgnetakse, kes oskavad maha võtta pingeid. Me elame üsna keerulises ajas, elame meie lähinaabrite sõjaohus ja ka Eesti riigi sees on väga palju polariseerumist. Sageli on justkui meie ja teie, meie enda eestlaste seas. Tegelikult nii ei tohiks olla. Oleme me kõik eestlased. Me peaks olema poliitika ülesed ja üksteist hoidma. Olenemata, kas meil läheb täna isiklikus elus hästi või kehvasti, toetame neid, kes vajavad abi. Kas või see, kui me tänaval aitame inimesel lihtsalt üle teekõndid, sest üsna raske on kõndida. Ka väiksed asjad vaevad. Tänaval naeratame, nagu maski pole ees. See tekitab meist tunde, et me oleme üks rahvus ja seisame ühe asja eest. Seega ma tänan kõiki, kes siia tulid ja soovin selle tähtsa päeva puhul meil kõigile palju õnne. Järgnevalt palun siia Janeli, kes saab meile lood.
ongi mu saatus ja sugu, mu aja ja elulugu. Sügavat lugu ongi hea meel kutsuda siia 3 inimest, kes avavad meie vahakuju ja kutsun siia idee autori Kuno Agan. Naiskodukaitsja Meere Kaitsa. Naalkotta Daniel Pettai, kes oleks siis justkui väikene Mika. Minge lähemale, seda läbi ei proovinud küll, aga Kuno küll läheb sinnapoole ja Daniel ja Veere on siinpool ja nüüd vaikselt, nii et kaamerad ikka saavad järgustada. Aitäh ja nagu elus. Aga jätkame piduliku sündmusega. Vahakuju on avatud, aitäh teile ja teeme ka teile suure aplausi veel kord idee ja natuke veel isamaalisust lisada siis, kellel on laululehed ja vabaks Eesti meri koos Asuna Kooriga. Järsti. Praegu ilusti laulda, palun.
kui alguses kuulsime natukene lapsepõlve meenutusi ja ka Kaitseliidu tegevusi, siis nüüd annab natukene Han Pika tegemistest ülevaate Järvamaa muuseumi direktor härra Ründa Müts. Lugupeetud siinviibijad, austatud külalised ja Järva valla rahvas ja kõik eestlased. Suur rõõm on näha, et nii palju on neid, kes on tulnud austama tänasel väga tähtsal päeval admiral Pitkat siia tema kodukülla Jalksemaale ja me oleme saanud olla siis selle auväärse hetke juures, kus siis meie suur admiral, suur riigimees, suur diplomaat, suur ärimees ja nii edasi, suur igakülgselt Juhan Pitka on jõudnud oma koju tagasi. Aplaus perekond Mäinile ja Jalksemaa kandi rahvale, kes on selle ettevõtmise korda saatnud. Admiral Pika on mees, kelle kohta võib rääkida mitte tunde, vaid päevi ja päevi. Aga selle kõigega ma ei hakkaks teid siin koormama, sellepärast et admiral Pitka on üks nendest Eesti väljapaistvatest riigimeestest, kes on ka ise olnud väga särav kirjamees. Ta on kirjutanud oma mälestusi väga mitme köite jagu oma eluajal ja neid on teil kõigil võimalik siis sedasi vahvalt ja sujuvalt lugeda, tutvuda ja ka uurida. Aga mõnest faktist, sest tihtipeale ajalugu ütleb ja ka reaalsus näitab, et ega me meie suurte riigitegelaste ja suurte meeste, naiste elulugusid nii väga hästi ei tea ega tunne, aga hea on ikka meelde tuletada. Kõigepealt siis sündimise hetk. Admiral on sündinud siis 1872. aastal, täna 150 aastat tagasi, siin samas Jalksemaa külas, siis Terasaugu talus. Tema noorest põlvest siis on teada ka mitmed vahvad lood, mida siin Arlet Palmiste vahendusel me saime ka siis nii-öelda näha, kuulda ja vaadata. Aga väärib mainimist, et lisaks Juhan Pikale on sellest perekonnast siis pärit ka tema legendaarne ja tuntud vend Pääro Hansamardi, kes siis on samuti saanud siis tuntuks nii sõjamehena kui ka siis kirjamehena, kes on avaldanud siis Kitseide poolt jutustatud lood, mida siis mitmetel põlvkonnadel on olnud võimalik siis lugeda raamatutest, aga admiralil ja tema vennal siis kuulata ka oma lapsehoidja siis selle Kitseide näol ja viisil. Kus kohast üldse on siis Pikale tulnud selline meremehe ja merele mineku ja rändamise siis soov, teades seda, et tema kodukoht ja tema vanemate elupaik on olnud siin põlisel Järvamaal, mis on põllumajanduspiirkond, põllumajandusmaa ja koht, kus siis meri on väga kaugel. Pika on oma mälestustest kirjutanud, et kord sattus siia Jalksemaale üks Vahi nimeline kohalik, siis kohaliku päritolu noormees, kes siis oli ennast siit põldude rüppest saanud suunata või viia siis merele. Rääkis vahvaid lugusid oma meremehe teekonnast, kandis uhket mundrit ning Pika sisimas hakkas tundma, et tema tahab ka olla keegi sarnane. Ja elu viiski ta merele. Pärast kohaliku kooli lõpetamist õppis ta Tallinnas Aleksandri gümnaasiumis ning seejärel käis kogunisti 3 erinevas merekoolis, saades lõpuks siis ka kaugsõidukapteni õigused. Ehk siis teisisõnu lisaks sellele, et Pika on suur sõjamees, on ta ka kõva meremees. Lisaks sellele, et tal olid iseloomuks siis ausus, korrektsus, mõne koha pealt ka oma arvamuse jäik väljaütlemine, kui ta pidas seda õigeks, oli siis Pika üheks iseloomu omaduseks ka see, et talle meeldis keelte õppimine ja kõige uue kogemine. Seetõttu oli Pika väga andekas ka keelte alal, mis tõttu enne 1905. aasta revolutsiooni ta läheb siis tegutsema Inglismaale ja seal ta ei jää siis mitte nagu oma enda äridega toimetama tegutsema, vaid hakkab organiseerima ikkagi seda, et Eesti kui merepiirkond, merepaikkond, siin põlisrahvad eestlased peavad siis suutma ka merele siis orienteeruda, ehk siis teisisõnu oma kaubanduslikku tegevust siis mereteed pidi käivitama, sellest rohkem tulu teenima ja ikkagi oma rahva nimel kasu saama. Taolised siis tegevused Pika eestvõttel kestavad siis
20. sajandi alguse perioodi välja, kuni saabub siis aasta 1917, mil tulevase admirali, tulevase siis kaugsõdu kapteni suureks eesmärgiks ja ülesandeks saab siis olema oma loodava siis Eesti rahvusväeosa kokku toomine ning ka mõte selle peale, et võiks olla olemas Eesti oma riik ning see, kuidas see riik siis saaks toimima. Erinevalt siis poliitikategelastest ja teistest tolleaegsetest siis aktiivsetest mõtlejatest ja arvajatest on Pitka ka see, kes ise paneb ka oma finantsilised ja oma majanduslikud vahendid mängu. Pitka hakkab siis organiseerima oma rahade peal Eesti Vabariigi loomist, siinsete siis nii-öelda Eesti rahvusest meeste siis Eesti lipu alla toomist ning hakkab organiseerima siis Eesti omariikluse väljakuulutamist, olleks üks siis keskseteks tegelasteks nende sündmuste toimumise aegu 1918. aastal. Pitka on selles mõttes ka huvitav, et ta on diplomaat, ta on suutnud siis erinevate riigikordade ajal leida need võimalikud puhvrid, et kuidas ka võimul olijatega enam-vähem saada läbi, aga seejuures oma asja ajada edasi. Mistõttu siis Saksa okupatsiooni ajal 1918 oli Pitkal siis nii-öelda võimalus luua ka üks selline kaitseliikumine, kaitsesalk, mis siis koondas endas nii Eesti omariiklusest mõtlevaid julgeid mehi, kui ka neid mõndasid üksikuid siis Saksa soost tegelasi, kes siin maal siin siis olid ja toimetasid. Ja kui saabus 1918. aasta november ning vabadussõja puhkedes oli vaja hakata vastupanu osutama, oli Pitka üks nendest, kes siis hakkas looma ja lõi meie siis Kaitseliidu. Pitka ka läheb kokku nii Eesti mereväe sünd, Eesti piirivalve sünd, soomusrongid, kõik võimalikud sellised suured ideed, mõtted, mis vabadussõjas on seotud siis Eesti kaitsmisega. Ja võime öelda tõsimeeli, et kui poleks olnud Johann Pitkat, siis see Eesti, mis loodi, ei oleks sugugi pruukinud olla selline, nagu ta välja kujunes ja välja kasvas. Eesti Vabariigi loomise järel Pitka üritas ka poliitikat teha, aga nähes, et see poliitika tegemine ikkagi temale ei sobi, otsustas ta Eestist hoopis minna ära kaugele ja läks ta siis päris mitmeteks aastateks elama oma perega Kanadasse. Kanadas tänapäeval on Pitkade pere siis nii-öelda märgina, et seal on elanud Pitka-nimeline jõgi, Pitka-nimeline laht ja Pitka-nimeline mägi ja ka tänav, mis tõttu tegemist on tõepoolest igatepidi väga rahvusvahelist tuntust omava siis härraga. 1930-ndatel tuleb siis Pitka tagasi Eestisse, hakkab siis esialgu tegelema siis vabadussõjas käinute eest seismisega. Vahepeal sellest tegevusest siis tegevus läheb poliitilisemaks, ta astub kõrvale, hiljem taaskord siis nende õiguste eest seisab, on Eesti siis kaubanduselu üks eestvedajaid ja aktiivne siis Eesti elu suunaja ja osavõtja, kuid jäädes kõrvale siis tolleaegse aktiivse poliitika elu siis juhtimisest ja suunamisest. 1940. aastal Johann Pitka taipab ära, et on tulemas keerulised ajad ning teda ei taba see saatus, mis tabas siis 40. aastal meie presidenti, Kaitseväe ülemjuhatajat, peaministrit, mitmeid teisi kõrgeid riigitegelasi. Pitka siis põgeneb Soome ja alustab seal siis vastupanutegevust selle nimel, et olukord Eestis ka paraneks. Pitka enda pere käekäik muidugi kannatab, tema siis pojad represseeritakse ja neid siis nii-öelda ootab ees karm elusaatus siis vangilaagrites. Aga Pitka ei jää mitte siis Soome, vaid kui saabub 1944. aasta, siis nähes, et on tulemas hetk ja võimalus siis meie omariiklus tagasi saada, ta saabub siis Eestisse, hakkab siin organiseerima oma nimelist löögirühma ning on üks nendest, kes siis veel viimasena Eestimaa pinnal siis aktiivselt mõtleb ja usub sellesse, et omariiklus ikkagi oma relvajõul tuleb taastada ja tuleb siis enda kätte võtta. Aga nähes siis olukorra lootuserikast, lootusetut seisu, admiral Pitka siis tegevus lõpeb 1944. aastal sellega, et ta kahtlastel asjaoludel siis läheb teise ilma ehk siis jääb kadunuks. 1944. aastast kaovad tema kohta siis kindlad teated, on väga palju erinevaid siis teooriaid välja pakutud, mis temaga võis juhtuda, kus tema viimane puhkepaik võib olla, selle üle ajaloolased on palju juurelnud ja mõtelnud.
aga Pitka vaim elab edasi tänapäeval, seda siis väga mitmete erinevate viiside ja vormide näol. Tallinnas on olemas Admiralile pühendatud uhke monument, peetakse Pitka nimelist luurevõistlust. Jalgsemaal, kus me praegu oleme, on olemas siis Pitka nimeline tubamuuseum ning ei saa kiitmata jätta ka Kaitseliidu Järva malevat ja Järva valda ja mitmeid teisi koostööpartnereid, kes koos korraldavad siis Admiral Pitka matka ja seda juba siis väga mitmendat korda ja juba homme on kõikidel huvilistel võimalik sellest siis ka osa saada. Ja oma lühikese ja sellise väga eklektilise ja ülevaatliku siis sissejuhatuse kohta Pitka eluteest ma võtaksin kokku sellega, et täna, kui me tähistame siin Admirali 150. sünni aastapäeva, paneme maha taaskord ühe olulise postulaadi Pitka siis nii-öelda vaimuloos. Admiral on jõudnud koju tagasi. Aplaus teile kõigile ning ilusat kõigile! Jah, tõesti see ülevaade võiks olla päevi ja soovitan kõigil siis Juhan Pitka raamatuid ja mälestusi lugeda. Aga nüüd teeme veel ühe laulu Mu isamaa armas. Nii et laulge ka. kes on tõepoolest siis selle vahakuju autorid ja Andres Mänd tuleb räägib natukene vahakuju saamisest, loomisest, kui keeruline see oli ja võib-olla võib mõne küsimusegi küsida. Nii et igal juhul maha selle vägeva teose eest ja olgu, mikrofon on teie. Vabast kõikest siin olete kokku tulnud. Meil oli see vahakuju tegemine väga suureks üllatuseks kõigepealt. Tänaseni me oleme kokku teinud umbes 200 vahakuju, nii et Pika võiks olla 200, 250.
Jalgsemaa külaselts, kes nagu tellis selle vahakuju, on minu meelest meie kõige väiksem tellija läbi aegade üldse on. Tavaliselt on suured muuseumid või muud sellised tugevamad ettevõtted, kes on saanud igalt poolt ka eurotoetusi nende tööde tegemiseks. Aga Jalgsemaa oli tõesti selline, kui see meil tuli mulle arvutisse, siis olin väga üllatunud. Heli Kark saatis selle ja ma olin siiralt üllatunud ja veel sellepärast, et ma isiklikult oma elu esimesed lapsepõlved veetsin kõik Jalgsemal. Kohe meil jäi vastas koolimajas. Vanatädi oli koolimaja juhataja ja kuna meil maal ei olnud pidepunkti selles mõttes, et taludes isa oli linnainimene juba ja ema ka, siis oma need lapsepõlve esimesed suved kuni 56. aastani me olime Jalgsemaal kõik need suved koos oma vendadega ja minu jaoks oli see suur üllatus, et siia samasse kanti, kus ma ise olen lapsena ringi jooksnud, tuleb ta Vahakuju. Me haarasime sellest mõttest kohe hooga kinni ja ega küsimust üldse ei tekkinud, et kas teha või mitte teha. Loomulikult teha, et see on Eestimaale või kui teha neid kujusid, sest oma esimesed Vahakujud me tegime üleüldse Soome. Kui praegu kokku võtan nendest paarisajast, siis välismaal on nendest umbes 150, Eestimaal on võib-olla 50 Vahakuju, mis on meie tehtud. Ja Vahakuju tegijateks olid siis minu abikaasa Henement. Skulptorist poeg Paul Mänd. Et siin nagu võõrtööjõudu kasutatud ei ole. Välja arvatud seda, et meie enemises kasutus juba lapstööjõudu. Oma poeg pidi modelleerima selle peale. Ega probleeme selle Vahakuju tegemisega kõige rohkem tekitas meile tema riided pigem kui kõik muu, sest tolleaegseid mundreid ja me uurisime nii palju, kui saime, ei olnud olemaski nendest mingit kirjeldusega, mitte midagi, siis me pöördusime Saaremaal asuva sõjavara muuseumi poole, kes siis on tegelikult hankinud need riided ja Margus Sinimets, selle muuseumi siis nagu juhataja, tema ka puuris ja ei leidnud kuskilt neid õigeid kokardeid ja värke, mis oleks mundri peal pidanud olema ja milline see mundrid olid, saime teada nii palju, et kui vabadussõda algas, siis sõditi Vene mundrites ja erariietes ja Vene tsaariarmee mundrites tähendab ja eraldusmärgina siis kanti lihtsalt käesidet, kus oli sinimustvalge. Ja nii jäigi see riiete hankimine, jäigi selle sõjavara muuseumi peale ja me saime nad sealt. Nii et selles mõttes, kui te vaatate, eemalt ei ole näha ega lähedalt väga näha ei ole. Need riided, mis on Pika Vahakuju seljas, on täpselt sellest ajast pärit, kui Pika ise oleks neid kandnud. Nii et need on umbes 90 aastat vanad, need riided, originaalid. Muidugi väga palju Enel oli probleem sellega ja Paulil tegemisel, et Pikast pildimaterjal oli natuke niruvõitud. Et ei olnud selliseid häid fotosid, mille järgi modelleerida ja teha. Kunagi, kui me tegime Laidoneri Vahakuju, siis teda oli kõige kergem teha, sest tema istus Putorka vanglast kinni ja temast oli tehtud pildid otse eest ja otse küljelt ja täielikult kirjeldused, kui pikk ja mis värvi silmad ja tunnusmärgid ja kõik olid olemas. Et Pikaga oli selle võrra keerulisem, et temast peaaegu et seisvaid pilte üldse ei ole. On, aga
mitte nii häid, mis meil oleks vaja võib-olla olnud. Aga muuga ei oska öelda, vahakuju tegemine nagu vahakuju tegemine ikka. Üks probleem on iga asjaga, töö on väga pikaajaline, ühe vahakuju tegemine võtab vähemalt 6 kuud aega, millest skulptor modelleerib paar kuud ja siis tuleb juuksed ühekaupa pähe istutada ja habe ja untsid ja meikida teda ja keha valmis teha ja nii et see on selles mõttes nagu kollektiivne töö, et põhitegijaid on 2, aga abitööjõud on nagu rohkem. Vahakujul on ka, see küll ei paista välja, aga tal käed on liigutatavad täpselt nagu inimesel, neid asemeid saab muuta, tõsta üles alla, panna, liigutada teatud piirides ja noh, lõpuks nii nagu kui kokku lepitud oli, Jalgsemaa külaseltsiga, et tänasel päeval see vahakuju siia tuleb, kell 11 pidi ta siin olema, 3 minutit jäi nii hiljaks, aga lõpuks ta oli ikkagi peaaegu õigel kohal ja nüüd ta on üleval ja nüüd ta jääb siia ja meil on kõigil hea meel, meil on väga hea meel, et rahvas toetas selle vahakuju valmistamist, et see on lõpuks pikk oma koju jõuda. Aitäh teile kõigile. Kui teil on mingid küsimusi, siis küsige, kui ma oskan vastata, kes vastab. Teeme aplausi ära ja siis küsime. No, pikkusega on nüüd niimoodi, et nagu kõikide selliste vahakujude tegemise juures me oleme teinud kõik need Eesti rahatähtedel asunud nagu Koidula ja Jakobsoni ja nii edasi, kelle kohta puuduvad konkreetsed mõõdud andmed. Me lähtume fotodel teistest inimestest, kelle kõrval nad seisavad või näiteks nagu te teate, tavaline uks on standardnõeldud 2 meetrit, ukselink on täpselt meetri peal keskel. Belmondot, kui me tegime kunagi, siis on kohe näha, kas inimene võtab niimoodi lingist kinni või niimoodi, et siis ta on näha, kas ta on pikka kasvu või lühikest kasvu. Need on tuletatud mõõdud kõik enam-vähem, just fotode järgi. Ma ütlen, et võrdluseks oli Raidoner, just oli juttu Raidonerist, ta on Raidoneriga pildi peal ja kuna meil olid need vanglaandmed, siis Raidoneri pikkus oli fikseeritud, seal olid ka sunnimärgid ja kulmud, kuidas on need niimoodi, et see oli hästi täpne, et sellest siis võtsime, kas ta oli natuke pikem kui Raidoner. Nii et siin on meeter 75 umbes pikk, et Raidoneri pikkuseks oli antud meeter 70. Nii et selle aja inimesed olid suhteliselt lühikesed, millega meil on praegu tänapäeval väga raske harjutada. Nad lihtsalt olid väikest kasvu. Omal ajal samast kandist siit Järvamaalt pärit Tammsaare, tema vahakuju, kui me tegime, siis oli pikkuse koht, oli ainult kirjeldused, et ta oli keskmisest pikem mees. Ja kui me siis, me saime täpselt teada, et sel aastakäigul, kui tema oleks 20 aastane olnud Järvamaalt negrutiteks väratud meeste keskmine pikkus oli 1,68 meetrit. Nii et Tammsaar oli 1,70 meetrit. Oligi keskmisest pikem. Aga inimesed olid väiksemad ja vahakujude nagu struktuuridel on selline omadus, et kuna nad ei liigu ja nad on staatilised, et siis pigem võib nad teha veidi suuremad, sest selline seisev tundub alati väiksem on olema ja seda enam, et kui on tegemist suurmehega, siis ta võib ju olla suurem. Küsi, ma ei julge. Jah, tähendab, ausalt öeldes, kui me päris täpselt ei tea, me teame seda, et kui temperatuur langeb alla 0 -kraadidesse, siis vaha nagu kõik paisub ja tõmbab kokku, et ta võib praguneda. Need me soovitame hoida teda ikka +kraadide juures. Aga muidu on ta säilib igavesti, sest sealt Soo muuseumis käisime vaatamas, seal on
200 aastat tagasi tehtud vahakujud on täpselt samamoodi sõidavad nagu siiamaani. Ja millegipärast hiiredrotid ka seda vaha ei söö, kas sellepärast, et on õliväriga väritud, meigitud, aga ei ole juhtunud mitte midagi. Veel küsimusi? Ma Tampessoni vahakujude muuseumidega teinud. Ei ole, me oleme Luidissoo muuseumisse teinud Kopenhaagenisse Rootsi kuningapaari Karl Gustav ja Silvia tegime kunagi omal ajal. Mis järgmine projekt on? Ei ole käsil? Ei ole praegu Pikali viimane jutt on olnud küll Hessest Järva muuseumisse ja Tantsuge muuseum on huvitatud Mait Tagu vahakujust, et me oleme teinud sinna praegu kolm vahakuju Anna Raukasist alates Ullo Toomi ja Anna Raukats, aga Raadik, algselt Raadik, jah. Aga elavate inimeste vahakuju oled teinud? Jaa, kõige esimene eestlane oli elav, kui me tegime selle Lennart Meri. Ja tegelikult eestlastest üks eraisik tellis endale vahakuju kunagi ammu, tema oli Märiselus. Iseendast tellis ja väga palju me oleme teinud elusatest inimestest muidugi Soome sinna muuseumidesse. Aga põhiliselt on ikkagi vahakujud on ikka pildi, foto ja filmimaterjali järgi tehtud. Nii et hilisemad, mis on nagu Paul Keres ja olid selle võrra lihtsamalt teha, et nendest on väga palju filme olemas ja saab nende liikumisi ja kõiki nagu vaadata nende žeste ja kuidas käituvad, sest fotod tipuvad ju olema paraadfotod üldjuhul. Nende järgi nagu inimest elavat ette kujutada on raskem, aga väga palju jah, me oleme teinud Soome kuulsusi Soome vahakujude muuseumis. Need on kõik enam nagu elusad olnud. Jah. Selle sama pildimaterjali, selle kohta ma ütlen paar sõna ja vahakuju. Kui te kujutate teil ette, oma ema kõik kujutate ette näiteks, siis kui te olete lapsed, siis teil ema on vanadel ja ema kogu aeg vanav. Ja kui vahakujusid teha, siis on umbes niimoodi, et me peame otsima selle optimaalse, kui on tegemist nagu pikapildidega, et ta noorest peast ja vanemast peast, et me peame kuhugi keskele maanduma, kus on kõik need tuntavad jooned nagu olemas, eriti raske ongi nende inimestega, kes tunnevad, et tellitakse näiteks vahakuju mingist nooremast east, aga tegelikult inimesed tunnevad seda hoopis vanemast east, nagu ütlen ka Paul Keres, et oli inimesi, kes mäletasid teda elusana, kui ta oli vanemas east, aga pilt tuli ka viiekroonise peale see, kuidas ta on siis nooremast pealt. Nüüd siin ka niimoodi niisugused asjad, et tihtipeale vahakujude puhul tuntakse niimoodi, et see on nii, võtan pildi ette, teen selle pildi maha ja siis ongi vahakuju. Ja väga hea, sest see on selle pildi peal, aga ma arvan, et siin saalis pole ühtegi inimest, kes tahaksid selle vahakuju saada endast selle pildiga, kui ta on passipildi peal näiteks. Ja mingi ametliku pildi peale, kus on teid seatud, et sealt nüüd ennast ristide seisate niimoodi siis. Aga selles inimeses peab olema tema olevus sees. Tema elulugu peab kaudselt sees olema. Selle tõttu on kuidagi, mida pärast vaadatakse tema koos, kuidas ta hoiab, kuidas kultur on modelleerinud temal seda kaela tagant, kuidas ta seisab ja kuhu ta oma käed paneb ja kuhu poole ta küll kaude. Ja ka millega ta on tegelenud. See, et tema nagu selle suurus peab selles sees olema. Me muidu ütleme niimoodi, et teeme ühe vangara pildi ja ongi nagu vanged inimesed näevad nagu erinevad. Selle tõttu peame natukene suhtuma meiega. Ja see ei ole lihtsalt, et ta on pandud pildi ette, teen täpselt üks ühele pildi maha ja siis ongi vahakuju. Siis ta on võõras ja iseloomult ütleksin. Küsin korra juurde kohe, kui on elus inimeste tegemisega, et kas olete kuidagi läinud ka nagu tänapäevasesse aega, et tuleb skaneeritakse see mingi arvuti käib ümber, nagu hambaarsti juures käiakse tehakse skaneering? Ei. Aga mis on puhas traditsiooniline käsitöö? Jaa, see on puhas käsitöö. Me tavaliselt oleme käinud Venega kahekesi kohtumas nende inimestega, kellest me vahakujusid teeme.
Adolf Väänruud oli tal kodus 94-aastane kindral, kellest me tegime vahakuju, kui ta oli 45-aastane, pidi olema kujutuna, nii et poole noorem, kui ta tegelikult oli, siis see asi käib niimoodi, et Ene uurib väga hoolikalt tema žeste ja liigutusi värke. Me ajame juttu, mina käin ringi kogu aeg fotoaparaadiga, pildistan igast küljest ja lõpuks mõõdame muidugi inimese üle, nii et hirmsat inimesed on selle võrra kergem teha, et saab täpselt mõõdud ja kõik. Aga jah, seda selles mõttes, et 3D printimist me ei ole kasutanud. Ja see on aga ainult ühe hetke. Üldiselt ma olen niisugust nägu, täpselt niisugust nägu, aga inimesed tuleb otsida. Võrdluseks selle suurmehe veeldaame, et me tegime Saaremaale Konstantin Pätsi omal ajal. Ja Saaremaa muuseum tellis teda, kui ta 39 viimane riigivisiit oli Konstantin Pätsil, siis ta oli Saaremaal. Ta läks Saaremaalt niimoodi ära, et ta levitas siis rahvale kaabuga ja naeratas. Kujutate, te teegi ette mingi pilti, kus te olete näinud, kus Konstantin Päts naeratab. Ja siis, kui me rääkisime ka selle ajal Mati Pätsiga sellest, et me teeme tema vanaisast, et kuidas ta suhtud sellesse ja ta naeratab niimoodi seda, ei, minu vanaisa pole kunagi ühegi pildi peal, keegi pole teda naeratavana näinud. Ometi selle ajalehe pildi peal, mis oli veel negatiivi läinud, sest ta lehvitas nii, aga negatiivi oli teisipidi, nii et siis me tegime selle naeratava ja kui me tegime selle ka niimoodi ilusti pildi peale naeratava, teate, naeratava kuju on kõige raskem teha. See on ju üks hirve ainult, see naeratus tekib ja naeratus kaob. Kui selle fikseerida, tema ennast niimoodi lasen teha kuju ja te kaua seda vaatate, selle hakkab pole. Selles peab olema mingi lõpetatud liigutus kasvu sees. Siis oli niimoodi, et selle skulptor oli Hannes Takvo ja nimesega me kaua aega otsisime, kuidas teha natuke isegi võrdsisida, kuidas teha inimest naeratama niimoodi, aga samal ajal on nagu see niisugune presidendi tõsidus on kõik seal niimoodi sees. Tegelikult, kui inimene naeratab, ta ikkagi näovirased muutuvad ja tegelikult me saime väga hea tuletus, et ta tõesti naeratas, aga samal ajal oli see tema tõsidus niisugune nagu nendes piltides on kõik olemas. See on ka üks niisugune, kõik ei alati täpne olema, aga peab olema nagu. Ma võin veel rääkida seda, et me selle esimese tellimuse üldse endale saime Visulahti matkakeskuse Mikkeli vahakabinetti teha vahakujusid, siis me ei olnud üldse polnud aimugi, kuidas need üldse tehakse. Ja ei olnud mingit materjali, lõpuks saime ühe Tüssoo muuseumist tehtud reklaamfilmi, mis oli täielik, selles mõttes seal oli kõik võltsitud, seal kui võeti kipsvormid lahti, siis sealt tuli juba silmad peas ja juustega vahakuju välja, mis on mõeldamatu. Ja need enamus asju on nagu ise põlve otsas õpitud, üks kõige keerulisemaid asju vahakuju tegemisel on arvestada sellega, et talle saaks riidid selga panna, sest näiteks, kui te kujutate ette, et me oleme teinud Bob Marley ja Elvis Presley, kellel on jalad, Elvis Presley'l on jalad nii harkis jalgadega kujule pükse tõsta ei saa, sest inimene jalga panna ei saa. Samamoodi istuvale inimesele, kui on vahakuju tehtud istu, kui inimene paneb endale püksid jalgade ja seisab püsti, tõmbab üles ja siis istub, aga kui on istuv kuju, jalg, reis ja siis läheb keha, siis sinna neid riideid selga panna on palju raskem. Nii et on tulnud ette ka selliseid asju, kus tuleb ülikond selga õmmelda või liimõmblusega lasta, seevad pärast pintsad kokku, aga Pital on natuke lihtsam, tema nii, et kuna tal on käed liigutatavad, siis saab panna ikka mantli selga ja tõsta just kõrge teha. Niimoodi. Niisuguses
ebamäära, sest tähendab, et kui see müts peast ära võtta, siis me algul tegime, saatsime muuseumile pildid, me tegime ta selle rohkem vanema jaoks, kus olid pikad juba hallid juuksed, aga siis ta tundus nagu, et me lähme tagasi siia vabadusse ja ta on nagu siis umbes 23 niisugune, kus on üks pilt, kus tal on natukene harjas juuksed niimoodi, et ta on ikka see oli umbes 55 aastane. Jah, algul me tegime ka just aga see hallide juuste probleem ja nii naljakas, mis piltidelt ei tule välja. See, kui ta vana on ja tal on pikad juuksed, siis inimestel on, eks ole, keerukohad peas. Ja mõnel on nüüd keerukohti, seal oli räägitakse, see kelle rohkem, mis õnnelikud ja mille õnnetused, et tal on keerukohti päris palju ja mõnes mõttes tal need pikast peast, kui tal on juba need valged härijuuksed, siis need hoiavad iga keerukohta ja iga juuksesalgu erinevasse kohtadesse, see niimoodi, et neid oleks muuseumis tegelikult suhteliselt, kui ta mütsi oleks peas hoidagi niimoodi, sest juuks, ikka surnud juuks, ehkki need on inimeste juuksed, need ei ole mingid. Need on inimeste käest ostetud juuksed, mis on peas, siin on üks väike tüdruk, kelle oli hästi valgete juustega, kelle me kasutasime, kelle juuksed kasutasime sees halliteiks juusteks, et oleks päris ülged, niisugused juuksed, sest tal oli tõesti nii hästi hallid kui vaid valged. Ja siis oli niimoodi, et surnud juuksed hoidul, aga meil oli kogu aeg see probleem, et lokkide talgul me käisime neid pea iga kuu lokkimas, sest surnud juukseid ja lokki sees, et seal küll me lõpuks võitsime, juuksed on olemas, aga need lokid on kunst, et need hoiavad. Et igasuguseid asju, Clintonid, kui me tegime, siis ma isiklikult arvan, et meil on parim Clinton, igatahes parim, kui Madame Tussauds Clinton, aga siis tema juustevärgiga me olime hästi hädas ja siis me värvisime neid, sest teatavasti kellelgi pole pikki halli juukseid. Ja värvisime neid juukseid, aga õnneks selles muuseumis on ta ilusti ikka niisugune, nagu ta on, aga kui see valgusega tulev, siis uskuge, need juuksed on täitsa roosa. Ehk andud olid hallid. Teile suure aplausi veel. Kõiki, kes toetasid seda vahakuju tegemist kogu meie pere poolt ja meil on väga hea meel, et me saime seda teha. Nagu me kuulsime, järjekord praegu pikk ei ole, nii et tasub pärast siis nööbis kinni võtta, et kes tahavad mingid meeldimisi sisse anda. Aga nüüd, ennem kui me tänusõnade juurde läheme, on tulnud sõna soovimist ja palun siia Tiina Tehnik, Naiskodukaitse Lääne ringkonna ristijaoskonnast. Ja Heli kõigepealt valmis. Austatud Jalgsemaa külakogukond, on tõsine rõõm olla selles kohas. Me oleme siin külalised ja kust me tuleme? Me tuleme Läänemaalt, Ristilt. Me tulime terve suure bussitäiega. Me oleme Naiskodukaitse Lääne ringkonna ristijaoskonna liikmed ja Kaitseliidu Lääne maleva risti malevkonna malevlased. Kuulge, mis meid seob? Siin Jalgsemaal ja seal Läänemaal. Loomulikult austatud Johan Pitka. Siin on Pitka sündinud, aga kahjuks Läänemaal meie juures kaovad tema jäljed. Ei ole Eestis ühtegi inimest, kelle kadumise, surma või matmispaiga kohta on nii palju erinevaid legende
ja versioone. Mida me siis teame selle pika olemisest Läänemaal? Teatavasti loomulikult muidugi 1944. aasta augustis, septembris, kui olid Eestimaal ääretult ärevad ajad, kui Punaarmee tungis peale, sakslased taganesid ja nagu siin juba eelnevalt öeldi, Pikal oli võimalus võtta ohjad, et ehk õnnestub see Eesti riik taastada. Ja nende lahingute käigus, mis Pika oma poistega pidas, jõudis ta Harjumaalt Läänemaale. Muidugi olete teie siin kohapeal kindlasti Pika kohta väga palju lugenud, aga mina leidsin ühe väga huvitava loo. Ja see oli just siis, kui inimesed põgenesid, paljud eestimaalased läksid rannikule, läänerannikule, kus küll oodati valget laeva, küll organiseeriti kohaliku kalurikülade kaudu laevu, mis viiks inimesi vabasse maailma. Ja nii ka meil seal Läänemaal on väga palju neid kohti, kus inimesed põgenesid. Ja meil Läänemaal on Puise nina, kus on väga südamlik mälestusmärk just nendele paadipõgenikele, kuhu siis inimesed läksid. Ja mul on kaasas siin väikene brošüür selle kohta. Meil on kaasas ka täna meiega koos Eesti Memento Liidu juhatuse esimees härra Arnold Aljaste, kes on üks selle mälestusmärgi skulptuuri eestvedajaid. Me jätame teile siia pärast neid brošüüre. Aga edasi, kui läksid inimesed, põgenesid läänerannikule, siis on üks abielupaar kirjutanud, kes jõudsid lõpuks Rootsi, Aino ja Roman, on kirjutanud järgmist. 3. oktoobril 1944 jõuavad Aino ja Roman pärast tormist merd ja seiklemist läbi Soome saarestiku lõpuks Rootsi Örebrundi. Asju oli neil kaasas vähe, kuna Riguldis, ehk seal siis rannikul, kus nad läksid paadi peale, tuli valida, kas laevale lähevad inimesed või asjad. Suurem enamus oma asju jäetakse maha, kuid kaasa võetakse üksnes põgenemisteekonnal metsa alt leitud portfell. Miks? Sest see ei ole niisama tavaline portfell, vaid leidjate arvates on see kuulunud admiral Pikale. Nimelt on Aino ja nende seltskond teinud teel Muusalust Riguldisse Haapsalu ristil metsapeatuse. Ehk ma pange tähele, siin räägitakse just sellest ristist, kust meie tuleme. Mehed kuusemetsa, naised lehtmetsa. Metsa alt leiavad nad portfelli, milles Pika allkirjaga käsikirjaline üleskutse Soome poistele minna Tartu rindele. Ja sellised kandilised prillid nagu Pika kandis ja üks võileib. Kohalik külamees räägib neile, et hommikul olnud seal kohal väiksem lahing. Aino ja Roman hävitavad Pika allkirjaga paberid ära, et need pahandust kaela ei tooks. Hilisemal ajal loetud kirjutised Pika saatuse kohta ja fakt, et Pika surma kohta ei ole teada, on süvendanud Aino usku, et portfell võis kuuluda Pikale, kes arvatavasti langes sealsamas, kus nemad hiljem portfelli leidsid. Aino perekond
Raimond on Rootsis elades aastaid seda portfelli hoidnud. Tema tütar on käinud sellega Göteborgis gaidide koosolekul. See on olnud tähtis Eesti asi. Me ei tea ja tõesti ei tea, kuidas admiral langes ja kus on tema maetud. Aga teate, ma võtsin täna kaasa ka meie maakonna ajalehe Lääne elu. Ja siin on ka üks versioon. Admiral Johan Pika ja Piirsalu. Piirsalu on Ristist 6 kilomeetri kaugusel. Ja ma tahan jätta selle ajalehe ka siia Pika muuseumile kingituseks. Ja nagu ma ütlesin, et me ei tea, kuidas see kõik juhtus, aga pange tähele, ajal on kombeks vahetevahel tõde päevavalgele tilgutada. Ja ma olen üsna veendunud, et üks päev tuleb see tõde päevavalgele. Kas meie teiega seda näeme või näevad seda meie lapsed, lapselapsed, seda me täna ei tea. Me väga tahame teid tänada, lugupeetud Jalgsemaa külakogukond, selle imetoreda ja võimsa päeva eest. Aitäh teile. Te olete teinud suurepärast tööd ja see töö ei ole veel läbi. See jätkub ja jätkub ja jätkub. Me tahaksime külavanemale üle anda kõigepealt annetuse, nii nagu siin koha pealgi täna kutsuti üle annetusi tegema, siis on meie poolt siin annetus. Ja veel, no Eestimaa on väike, aga neid väga kuulsaid inimesi meil jagub ja jagub. Me oleme väga uhked ja kanname väga poolt selle eest, et ei kustuks mälestus proua Maria Laidonerist ehk Johan Laidoneri abikaasast. Teatavalt oli see niivõrd ennast ohverdav naine, kes oli Poola aadli soost proua Maria Gruševska Laidoner. Oma elu peaaegu viimased eluaastad elas ta meil Haapsalus äärmiselt tagasihoidlikult, äärmiselt vaikselt peale seda, kui ta vangilaagrist välja sai. Ta järgnes vabatahtlikult oma mehele vangilaagrisse. Ta ei teadnud temast mitte midagi enam pärast. Ta ainult ütles kõigile, kui te minu mehest midagi kuulete, siis öelge talle, et ma armastan teda ja muu siin ilmas ei ole oluline. Maria tähtsus oli ka see, et tema alustas niisugust protokollilise etiketi rajamist, kuna Eesti Vabariik oli ju väga noor ja tuli ka vastuvõttusi korraldada, siis on tema mälestused ja retseptid korjatud kokku Maria Laidoneri kokaraamatusse. Ja kuna ma vaatasin teie küla lehekülje pealt, teil oli ka seal väga vahvaid selliseid retsepte kirjas, siis võib-olla aitab see Maria kokaraamat teil ka uusi maitseid leida. Nii et ma palun külavanem, et me väga täname selle ilusa toreda päeva eest. Ma annan edasi selle annetuse meie poolt, selle raamatu, selle ajalehe ja selle kauni naiskodukaitse koti
ja olgu teil tervist, jõudu ja jätku neid väärtuseid siin edasi kanda. Naiskodukaitsjatele ja Heli, ära mine kaugele, nüüd on sõna sinul. Kõik eelpool kõnelejad on rääkinud teab, paraku mina pole veel seda ära õppinud andeks. Ma tahan kõiki tänada, armsad koosviibijad, et te olete siia tulnud nii tähtsal päeval meie küla jaoks. 24. veebruaril 104 aastat tagasi loeti esimest korda ette manifest kõigile Eestimaa rahvastele. Vabadustahet sooviti deklareerida ka kordi varem, kuid toona need ebaõnnestusid ning ega kahtlejates ka 104 aastat tagasi puudus ei olnud. Kui vabadussõda lahti pääses, tõttas Johan Pitka Narva, tuli sealt mitmesuguste ülesannetega tagasi, oli mehi organiseerinud, töötas ilma puhkeajata, võttis kooliõpilasi, parandas suurtükke ja siis tärkas meil ka esimene soomusloom. Konstantin Päts on Johan Pitkat juba 19 aastal iseloomustanud nõnda. See mees oli nii kui sõjajumala loodud. Nendel pidulikel päevadel, kui tähistame Eestimaa sünnipäeva, on põhjust eriliselt tagasi vaadata, lugeda ja meenutada Eesti lugu. Anda au neile, kes selles loos on osalised, vaatamata aegade raskustele. Mitmete sponsorite, organisatsioonide ja eraisikute juhendamisel ning toetusel valmis Pitka vahakuju, mille avamisega täna siin meenutame Eesti legendaarse väejuhi ja vabaduskangelase lugu. Et tänane pidu meil siin toimuda saaks, eelkõige ma tahan tänada kõiki annetajaid ja toetajaid. Aga et meie tänane suurüritus toimuda saaks, on hästi palju organisatsioone ja inimesi meil abiks olnud, et siinkohal me tahaksime neid tänada. Ja palun Ines, tule siia. OÜ Paistevälja esimees Meelis Mändla. Külamaja alustala ja toetaja läbi aastatel. Järva vald. Iga-aastane tegevustoetus ja projektide rahastused annavad meile võimaluse oma küla arendada. Meie piirkonna juht. Kaitseliidust Järva malevast pealik kolonel leitnant Guido Pettai. Naiskodukaitse instruktor Tene Metsmaa. Arlet Palmiste, Johan Pitka Tubamuuseumi idee autor ja teostaja, etenduse Loojangu Puna lavastaja ja autor.
Juhan Pitka aastapäeva eestvedaja, aktiivne külaseltsi abikäsi. Uno Agan, külaaktivist ja Pitka vahakuju idee autor. Ka jalgsemale. Siis täname Asulapoisse. Juhendaja Teet Tihva. Mis on kirjutatud Juhan Pitka 60. sünnipäeva puhul Eesti mehele. Ei ole sulle vaja kiidulaule, ei oskagi neid võtta enda kasuks. Kõik viimselt pühendasid rahva aule, kõik armud andsid isamaale tasuks. Ei olnud liiga kallis miski sulle, et seda hoida enam kui me riiki. Mis suutsid viia, viisid vaenutulle ja kohe jõudsid esimeste liiki. Kes sundis tagant, kelle käsul toodi siis läbi meeleheite koju võidud ja kelle tarvis seda kodu loodi, kui endal seisid ees vaid surmased. Kes sundis sind, kelle tarvis? Ei siis läinud ju keegi meestest küsimani ostma. Kes oma hinges kõrget lendu näinud, see teab, kuis vabadus peab välja ostma.
et paistaks nüüdki üle meie päike, mis näitas teed, kui olid rasked tunnid. Kui ennast vabaks võitles rahvas väike ja tiigu kasvatasid salasunnid. Las seisab auga meie keskel mehi, kes tormikeerdeis suutsid kodu luua. Ei miski kaunimalt küll rahvast ehi, kui püüe Isamaale ohvrit tuua. Suur tänu teile kõigile! Kas on veel sõna soovi? Poiss. Jah. Vaat see viiul. Mõtle küll, et pärast oled ikka see suur mees, aga oma esimese kopika teenisin ma viiulimänguga. Jah. Kui hiljem sai Saaremaal Kuressaares merekoolis õpitud, siis sai õhtuti ikka kõrtsis mängitud ka. Päeval siis tundide ajal magasid. Ma mäletan, kui läksime isaga Paidesse kord tantsuõhtule mängima. Ega sinna on oma 30 versta, jala tuli minna. Pillid pandi hobuse peale, ise tõmpisime kõrval. Kohaile jõudsin, siis ma olin ausalt öeldes väike poiss, 12-aastane, juba väsid. Esimese pool tundi mängisin ära, viskasin diivanile küljil, mõtlesin, et natuke puhkan. No kui mind siis vastu hommikut üles saati, siis oli teistel muidugi naeru kui palju. Olin terve esinemise maha maganud. Aga ei sellest hullu. Järgmine päev oli ju esinemine ka seal. Samas, kord jälle siin Jalksemal suvine ilus päev oli. Läksime poistega järve äärde ujuma ja pillid olid kaasas. Mängisime aga pilli ja viskasime, hüppasime vahepeal vette. Aga kuule, võsa vahel hirmus ragin. No ega tollal, mis pükse saas orgaanud, kõik olid palju teega. Ja hirmus ragin võse vahel. Ja tüdrukud olid tulnud pillimängu peale kohale, aga keegi ei julgenud tulla kaema. Ja 36. Siis, kui mu pikemad meresõidud juba tehtud olid, ostsin endale mitte kaugele siit, Emumäe veerele ühe kauni Lilleoru talu. Mõtlesin, et las siis olla see minu vanaduspõlve varjupaik, kus vaikselt oma mälestusi memuaare kirja panna. Noh, 4 raamatut sain kokku. Eks neid ilmus järgemööda ka. Sellised kenakesed. Ja Eesti on minu kodumaa. Kodumaa, kas see ei kõla nagu huvitavalt? Kodumaa. Kodumeri. Meri ja maa. Lehtede sahine, lainete mühad. Kumb see hingele armsam on, täpsemalt ei teagi. Kodumaa. Tead, vahel on siuke tunne, et see kodumaa, see on nagu naine. No, vahel on ta sinuga rahul, vahel ta ei ole sinuga rahul, vahel oled sina temaga rahul, siis ei ole tema jälle sinuga rahul. Jah, aga samas ei taha sa teda mitte kellegi teise vastu vahetada. Vahel kurjustab ta sinuga, siis mõtled, et no mida ma nüüd siis valesti tegin. Mõistad ikka ainult ise enesele õigust ja siis kurjustad vastu. Siis hiljem juba kahetsed oma sõnu, vabandad. Jah. Aga kui keegi teine tuleb, ütleb, et näed, see sinu naine, see on nüüd, ma ei tea, nii või naapidi. Vaat siis on küll ring kohe puhevil ees ja kukud kaitsma. Ega kodumaaga samamoodi. Katsku keegi teine minu kodumaale tulla. Ikka lükkad rinna ette, ei! Kui keegi tema kallal võtab, siis võtan mina ise. Keegi võõras seda küll teha ei tohi. Usaldus ja vastutus. Vaat see on asi, mis kipub vahest ununema. Ma mäletan, kui ostsin Kiinu Jönni käest laeva. Ütlesin, et raha saad aasta pärast. Jönn kirjutas paberitel alla. Notar küsis, et kas te olete hull? Äkki ta ei maksagi?
Finn vaatas mulle silma, ütles, aga ta ju lubas. Ta ju lubas. Kuidas ta siis ei maksa? Mehe sõna peab midagi maksma. Olid ajad, kus ilma mehe sõnata ei saanud mitte midagi teha. Sest ei polnud aega paberit kirja panna. Sõjasalgad liikusid edasi, tagasi, seal valged, seal punased, kuskil on saksamehed, kuskil ka meie omad Eesti mehed. Ja kui siis öeldi, nüüd on vaja tegutseda, siis me tegutsesime. Sõna maksis. Usaldus ja vastutus. Meil on antud oma riik, mille eest me seisame. Meil on rahvas, kes meile otsa vaatab, ütleb. Me usaldame teid. Me teame, et teie juhtimisel me suudame. Ja kuidas ütlen siis mina? Või saa, või jõua, või jaksa. Muidugi, sa võtad oma viimase jõuvaru, oma viimased kopikad pangakontod. Ja lähed, teed, sest rahvas usaldab sind ja sul on vastutus. Minu lahingud on peetud. Ja aeg on teistel seda riiki edasi viia. Eesti keel ja Eesti kultuur, need on tähtsad. Siis on sul oma riik ja on mida kaitsta. Kaovad Eesti keel, kaob Eesti kultuur. Pole rahvast, pole riiki, pole ka enam midagi kaitsta. Ma mõtlen, et igaüks meist saaks riigi jaoks midagi ära teha. Igaühel on see võimalus olemas. Kellel vähem, kellel rohkem. Inimesed ongi nagu kahte moodi. Ühed on hakkamist täis, teised on lihtsalt järellohisejad. Ma mõtlen, et kummad siis nüüd teie olete. Lohisejad või hakkamist täis. Ega midagi. Hakakem siis peale. Sellise isamaalise kõnega ongi paslik lõpetada pidulik osa. Suur aitäh kõigile, kes tulid, kõik toetajad, tänusõnad on edasi antud ja ma usun, et täna on tõesti mälestusväärne päev, kui meie oma mees on jõudnud koju tagasi. Edasi on kava selline, et ilmselt soovite pihta teha, palun ärge siis vahekoju tegijad ütlevad, et katsuda ei tohi väga, jah. Et äkki siis kaela lange või oleme siis vääringud, seal saab silti teha. Aga kõrval külamaja teisel poolel ootab neid kõiki suupistelaud, me olete kõik oodatud. Ja kui keegi soovib ausamba juurde minna lill ja küünlaid asetama, siis umbes 20 minutit on selleks aega, sest kell 3 hakkab Pandivere ralli, mis siinsamas teedel hakkavad peale, et võibolla kes soovivad pärge ja küünalt asetada, käivad ruttu ära ja siis tulevad tagasi. Või siis homme, kui toimub pika matk, kell 11 on siis taas võimalik tulla ja homme lubasid tulla ka riigiesindajad, kui ta võib-olla seda saab öelda, kes tulevad. Ja homme siis 15. pika matk ja kindlasti on kaitstegi ülemus isiklikult kohal. Ja ta ütleb ka homme oma tervitussõnad. Nii et siis me saame hea tujuga homme liikvele minna. Ja meil on seal matkal ootamas ka erinevad punktid. On seal osavuspunktid ja loomulikult ühes punktis saab ka keha kinnitada. Ja lõpus on siis registreerimine ja ka soe jook. Nii et loodan, et väga paljud tulevad sinna. Kui keegi ei ole veel registreerinud, pole hullu või kohale, kedagi ära ei aeta. Kõik saavad käia selle matka lõpuni ja saate ka märgi, mis on siis, ongi pika märk, me oleme pandud peale 15. matka logodel või kirjadega. Nii et saate väikse suveniiri ka veel vaadata. Ja täiesti tasuta. Üle 300 eelregistreeritud
registreerunud oli, nii et ilmselt võib seal 400-500 inimest homme olla. Aga nüüd siis vaba olek, kes soovib pilti teha ja kes soovib minna ausamba juurde saab minna ja kes soovib minna keha kinnitama, siis kõrval on laud ootamas ja alustame sellega toredad